Ja siis veel üks asi, mis on üsna tähelepanuväärne. Ja see tuli seoses Narvaga. Inimesed teavad juba aastaid, mis on agressori keelatud sümboolika. Need on lipud, Georgi lipp, Nõukogude lipud, sõjaväevorm, selgitas 2024. aastal politsei kolonelleitnant Jelena Mirošenko Russ-Postimehele. Inimesed teavad juba aastaid. Kes on need inimesed, kes teavad juba aastaid? Tuletan siinkohal meelde. Umbes pool aastat tagasi, või natukene isegi rohkem, tüütasin ma nii Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi kui ka politseiametit küsimusega, mis või kus koha pealt saab nimekirja mingitest sümbolitest ja märkidest, mis on avalikus ruumis eksponeerimiseks keelatud. Mis on see keelatud sümboolika? Vastus kõigist kolmest oli ühene. Sellist nimekirja ei ole olemas. See tähendab, et keegi kuskil koha peal hindab, kas kuidas see üks või teine pilt või kiri või mingisugune muu sümbol, kuidas see talle tundub, kas see äkki on mingisugune keelatud või ei ole keelatud ja läheb lahti. Kui on keelatud, siis miks on keelatud? Mida ta võib põhjustada? Sinimäe käest tuletame meelde. Mis oli seal keelatud? Paul Maikla tütar oli seal ja registreeritud on Leegioni sõprade klubi märk, see on pealuu ja kondid ja säärekondid seal juures. Seda sümbolit kasutab muide näiteks Skulls and Bones nimeline ühing, mis on üle 100 aasta vana. Ühendriikides. Mille liikmed on olnud George W. Bush ja üldiselt presidendid on sealt kaudu. Enamus president on just nimelt selle kaudu tulnud. Mis me nüüd selle kohta ütleme? Kuperjanovi pataljonil on. No mis seal on? Seal on pealuu ja jalaluud. Järjekordselt nii. Kas nüüd see, kuidas me sellesse suhtume? Ei tea. Igal juhul koha peal Paul Maikla tütar toimetati sealt Sinimägedest või sinna alla, siis hakkas üks mingisugune klaarimine, lõpuks tuli, et ei, ikkagi ei olnud. See tähendab, et mingisugust sellist nimekirja, mis keelatud ja mis lubatud, ei ole olemas. Vähemalt nii öeldi, nii Justiitsministeeriumist, politseiametist kui ka Siseministeeriumist. Ei ole olemas. Siin räägib keegi Jelena Mirošenko, et kõik inimesed juba teavad aastaid, mis on keelatud sümboolika. Vaata, võib-olla nad teavad... Lipud. Mis lipud? Kelle lipud? Pole öelnud. Georgi lipp. No selle tähendus täna ja omal ajal need on erinevad asjad. Võib-olla. See on, kuidas keegi nendest aru saab. Nõukogude lipud. Nõukogude Eesti lipp on keelatud. Või? Võib-olla on. Võib-olla mõni ei salli kohe. Aga kui Jaak Valge ja kompanii panid selle sinna Juhan Smuuli juurde üles, siis Smuul ei ole keelatud. Aga see on keelatud. Või? No, Smuul on Smuul. Aga, jah. Ei, olgu pealegi. Nüüd. Aga mul on üks vaheküsimus. No. Kas maailmas on üks agressorriik või on neid koguni mitte? Ei tea. See on, kuidas õiges kohas nimetatakse parasjagu. Just nii. Vaata, nüüd paar päeva tagasi tuli Riigikohtu otsus. Keegi vene rahvusest politseinik nägi mootorratturit, kellel oli sadula peal tema arust saksa kull. Alustati menetlust, isikule määrati trahv. Mingit haakkristi kuskil ei olnud. Oli kullipilt. Kullipilti on kasutatud alates, võib-olla isegi varem, ei tea. Aga Someritel oli see ju... Jah. Aga Rooma leegionites oli ta täiesti olemas. Ta oli seal nende suurte lippude, nagu lipud üleval. Siis
nendes sõjaväeosades, erinevates leegionites. Seda on kasutatud kogu aeg. Mis on Ameerika rahvuslind? Valge peaga kotkas. jah. Jälle kotkas. No Venemaal oli 2 peaga kotkas. Venemaal on 2 peaga. Neid riike, kus kasutatakse kotkast sümbolina, kas siis tiivad natuke rohkem laiali või tiivad rohkem sorakil või kuidagi või palju neid kotkapäid on, neid on õige mitmeid. Nüüd politseinik nägi, et tegemist on ilmselt, no loomulikult, vene hing sinna juurde fašisti sümboliga, ehk et fašismil ei ole sellega mitte mingisugust pistmist. Fašismi sümbol Itaalias teadupärast oli kimppuid, mille küljes oli kirves. jah, Fatsas. Fatsio, täpselt. Fatsio, jah. No vot, see ongi see. Sõltub kättest. Jaa. Inimese kehas on muide, arstid teavad ka fastse nimeline asi olemas. No nii, olgu peale selle, kuidas on. Igal juhul nägi. Inimene ei olnud selle määratlusega kuidagi selle trahviga nõus ja asi läks kohtusse. Kohus vaagis ja tuli järeldusel tõepoolest. Kotkas on, aakrist ei ole, midagi ei ole. Tühistas trahvi. Mis siis edasi sai? Politsei ju ei pea ise oma taskust midagi maksma. Kaebas edasi Riigikohtusse. Riigikohtus võttis aega, mis võttis. Lõpuks tuli otsus. Tõepoolest mingisuguseid keelatud sümboleid või need keelatud sümbolitest antud juhul rääkida ei saa ja neid ei olnud. Nüüd kohus pidi tegema aasta otsa tööd. Keegi kirjutas mingisuguseid pabereid, keegi vastas mingitele kirjadele, siis tulid mingisugused inimesed, tuli kohtujurist, kes pidi kirjutama, kohtunik pidi tulema istungile, pidi talaari selga panema, pidi süvenema, pidi mingisuguse otsuse tegema, siis loomulikult prokuratuur kaebas selle edasi, sellepärast, et ega proks võib ju, seal ei ole mingit isiklikku vastutust. Inimene tihtipeale, kui ta kaebab edasi, ta peab arvestama sellega, et kas tal raha on või ei ole. Kui tal raha on, siis ta saab edasi kaevata. Kui raha ei ole, süüdi. Siis on süüdi ja ongi kõik. Ja õiglus võidutseb. Ja antud juhul kulutati tohutult aega, tohutult mingisugust muud ressurssi, raha kas või loomulikult seda kõike, seda maksumaksja raha. Kas seda kohtuprotsessi ei oleks võinud ära hoida? Loomulikult. Selleks pidi lihtsalt too trahvi teinud politseinik endale aru andma, mida ta teeb. Ta võiks natukenegi mingisugust ettevalmistust omada selle üle, mis pilti ta näeb. Just tuleme selle tamme juurde tagasi. Aga ei, talle tundus, ta kujutas endale ette ja läks lahti. Paar päeva tagasi tuli see Riigikohtu otsus, et mingisugust vaenu õhutamist, mingisuguseid vaenu õhutavaid sümboleid antud juhul ei olnud. Nii et no need paar päeva tagasi tuli siin ka Riigikohtu otsus, et Jõest mereni ei ole õhutav ja kuritegelik ja mis kõik.